All right, so we're running 90 minutes non-stop on KISS FM. If you're trying to... Sõidab Beverly Hillsis ringi. Vaatan neid armsaid majakesi ja neid ilusaid puid ja see on üks ilus linnaosa, kus elada. Beverly Hills on tõesti väga soliidne koht. Siin on väga soliidsed poed, siin on väga soliidsed autod ja tundub, et väga soliidsed inimesed. Sellist muusikat tuleb ainult minu autost. Raadiost tuleb siin ikka kommertsasju, võib-olla natuke kantrit ja enamus on Mehhiko kanalid. Hästi palju on hispaaniakeelset raadio. Hästi palju.
Beverly Hillsi tänaval, parkinud oma auto tee äärde, minna vaadata ühte poodi omale SIM-kaarti osta. Ma ei tea, kuidas see aparaat töötab. Rate per hour, max stay 2 hours. No payment accepted. Okei. Ütleme, et okei. See auto jääb praegu siia. Okei. Mul on tunne, et siin USAs, vähemalt siin Beverly Hillsis, ei olegi neid parkimise kontrollere. Sest et inimesed on nii veendunud selles süsteemis, et see töötab ka ilma kontrollita. Kõik autod on pargitud niimoodi, et nende parkimine on kenasti tasutud. Furniture rental, see kõlab nagu mööbli laenutuspunkt. Siit poest saab oma kontorile mööblit laenutada või oma koju laenutada omale sofa näiteks 3 aastaks. Nii. Siin saab parkida ainult 2 tundi ühe kohal. Kui see möödas on, siis auto plahvatab. Inimesed on veendunud, et neid igal pool jälgitakse. Nad näevad igal pool kaameraid. Kõik ristmikud on juba kaetud kaameratega. Inimesed teavad, et neid on kogu aeg näha. Nad sellepärast juba ei riski midagi valesti teha. Siin on teistmoodi liiklussüsteem. Kui sa stopp-märgi tagant seisma ei jää, siis sulle saadetakse koju trahv $350 koos sinu autofotoga. See tähendab, et ristmikutes stopp-märgi juures on kaamerad väljas, mis filmivad autosid. Need autod, kes seisma ei jää, saavad automaatselt trahvikviitungi $350. Väga loogiline ja lihtne süsteem. Üsna õiglane järelikult. Nüüd hakkab juba pimedaks minema. Hi there. Kõik inimesed naeratavad sulle. Sa ei pea kartma mitte midagi siin. Kõik, kellele sa naeratavad sulle vastu. Ja sellega sa näitad üles, et sa oled sõbralik. Ja siis keegi sind ei puutu. Mõned ikka natukene häbenevad ka seda kaameravärki.
kõik ei taha päris filmile jääda. Aga enamus on nõus. Ma pean ära keerama Burtoni tänaval. Mul on kõige vanaaegsem GPS-seade üldse autos praegu. See GPS-seade näitab 2Ds ja näitab mingit kummalisi noole ja märke, millest ma mitte midagi aru ei saa. Ainus, millega ma praegu juhindun, on see, et ta ütles Burton Ways tuleb ära keerata ja siis ma nagu, kuna igal pool on tänavasildid väljas, siis selle järgi saab aru. See aparaat on väga kavalalt ehitatud. Ta just ütles mulle, if possible, make a illegal U-turn. Soovitas mul teha illegaalse U-turni.